Tere hommikust! 17. päev ja nagu ütlevad laulusõnad, siis 17, tuul ja torm su hinge kauaks jäävad. Tänane plaan oli väga selge, et hommikul ärkan tavapärasel ajal, aga hommikuse jokutamise asemel teen oma toimetused ära ja siis kohe stardin. Ja eesmärk oli siis saada vihma ees edumaa, et võimalikult vähe peaks märjas sõitma. Pisut ka siis sellest kohast, kus ma peatusin. Rootsis on, kuidas ma ütlen, üsna mitu ülemaailmselt tuntud tööstusikooni. Ikeat ma juba siin mõned päevad tagasi mainisin ja üks nendest on kindlasti ka Husqvarna grupp. Nimelt Husqvarna linnas ma siis täna öösel ööbisingi kohe tehase või Husqvarna tehase kõrval. Näha oli, et kogu linn hingas selle tehase rütmis. Logodega, riietega inimesi oli igal pool näha linnas liikumas. Ja see 1689. aastal asutatud tehas oli algselt üldse Rootsi kuninglik relvatehas, kus toodeti siis Rootsi armeele musketeid. Läbi ajaloo on tehases valmistatud siis igasuguseid aparaate ja masinaid, näiteks õmblusmasinaid, jalgrattaid, tsikleid, köögiriistu ja siis nüüd viimasel ajal ka siis elektrilisi tööriistu. Aga päevast kell 5 lõin tavapäraselt luugid lahti, hakkasin toimetama. Kohv, söök, pesu, pakkimine ja siis uksest välja. Päev oli jahedam kui eile, seega soojalt riidesse ja etteruttavalt tõmbasin juba hommikul kohe ka silikoonist kingakatted peale. Esiteks hea tuulekaitseks ja teiseks, kui neid kohe hommikul toas peale ei tõmba, siis ei tõmba neid üldse peale. Lihtsalt juba jalga panek teeb higiseks ja kui jalad on juba kergelt niisked, siis pole neid lootust ka peale saada. Husqvarnast väljapääsemine on korralik punnitamine. Mitu kilomeetrit korralikku tõusu. Kohe sai keha soojaks ja isegi palav hakkas vahepeal. Tänane maastik oli suuresti just selline, nagu ma oma ettekujutustes Rootsit olen näinud. Kivine, künklik, avar ja lopsakas. Ja taas juhuslikud kohtumised. Tore on näha, et ka vanemad inimesed soovivad siin suhelda ja oskavad inglise keelt. Ning Väternrundani rattasõitud jäävad ka kõik siin. Tänane sõit mul kattus üsna paljuski selle kuulsa sõidu trassiga. Teele jäi ka mitu pisikest linna, äärmiselt kena arhitektuuriga ja sümpaatsed. Soovitan siia kanti seiklema tulla küll. Nüüd need kivised märgid, olen neid juba varasemates videotes näidanud, aga pole selgitanud, et millega on tegemist. Need on tegelikult vanad riiklike teede miilipostid, mis näitavad siis distantsi Rootsi miilides. Üks miil on siis 10 kilomeetrit.
tänane sisaldas endas veel ühte Rootsi tööstuse lipulaeva. Väderstadi külas asuv samanimelise põllumajandusmasinate tootja peakontor, nimi, mis ilmselt tuttav igale põllumehele, sest see pereettevõte müüb oma toodangut 40 riigis üle maailma. Ja siis tuli lubatud vihm, aga mu plaan töötas, õnneks sain padukad vaid viimased 10 kilomeetrit. Ja siis sisenesingi tänase peatuspaiga linna. Kohustuslik Lidli külastus. Ei, matk ei ole nende poolt sponsoreeritud. Siis poest söök seljakotiga kaasa ja tänasesse majutusse. Ja lõppu siis pisut sellist tavapärast argipäeva, kuidas 2 T-särgi ja 3 paari sõidupükstega 3 nädalat trippida. Enne muidugi pesin duši all ära ka oma ratta puhtaks. Ja see ongi siis tänaseks kõik. Näeme homme. Olge mõnusad. Tšau!